tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast. Tere taas! Seekordne saade Tark arst taskus on vajalik kuulamine kõigile neile, kes liiguvad looduses, aga ka lapsevanematele ja lemmikloomade omanikele, sest puugid on juba liikvel ja kinnituvad kõige külge, mille külge vähegi saavad. Ja metsad on meil tõepoolest kevadest sügiseni elu täis ja täis on nad paraku ka puuke. Ja saates räägime kahest peamisest haigusest, mida puugid levitavad, nendeks on entsefaliit ja borrelioos. Räägime sellest, millisel juhul oleks tõepoolest vajalik vaktsineerimine, kuidas aru saada, et puuk on hammustanud, kui sellest üldse mingit jälge ei ole. Ja saates on meil külas Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku infektsionist ja see on keeruline nimi, ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja doktor Kersti Kink. Tere Kersti! Tervist! No kuidas siis praegusel aastaajal teie osakonnas lood on, et kas puugiteemad juba tulevad? Tegelikult tulevad, et kuna mina töötan ambulatoorses nakkuskeskuses, siis esimesed puugi eemaldamised on juba toimunud, sest mõned soojamad ilmad olid ja puugid kohe elavnesid, aga suvi on ees ja see tähendabki seda, et see on suve hooajal praktiliselt number 1 haigus, puukidega erinevad nakkused. Mainisite siin puugi eemaldamist. Mina ei tuleks näiteks selle peale, et minna nakkuskeskusesse või haiglasse või kuskile EMO-sse või kas või perearsti juurde puugi eemaldama, et mul on lemmiklooma jaoks mõeldud puugi eemaldamise tangid ja ma võtan nendega puuke välja. Kas ma teen valesti? Ei, absoluutselt teed väga õieti. Sellepärast, et need on need inimesed, kes millegipärast kardavad seda puuki puutuda ja seda puuki eemaldada. Sellepärast, et käivad erinevad müüdid, et kuidas seda puuki sealt naha pealt pöörata, kas vasakule või paremale või tõmmata või lükata. Et tegelikult on see väga lihtne, et see, et mida kiiremini selle puugi naha pealt eemaldad, tegelikult seda vähem on võimalust, et ta sulle nakkuse üle kannab. Nii et tegelikult iga inimene võiks täiesti vabalt oma puuki või siis oma kaaslase puuki või sõbra, mida iganes eemaldada. Ja ei pea seda tegema paljakäsisena tõsises mõttes. Kui ei ole, sobib ka täiesti paljakäsi võtta, aga on olemas apteegis puugi sellised eemaldajad, kuidas neid ka nimetada. Et võib osta koju selle valmis, sellepärast, et igalühel võib seda kuskil vaja minna ja sellega on imelihtne see puuk naha pinnalt eemaldada. Nii et ma tahan, et jääks kõlama see, et mida kiiremini, seda parem. Kui muidugi, kui puuk on päris pisikene, siis sa lihtsalt nagu ei saa talle jälile või sa ei näe teda, et meie käime sõbrannaga iga päev koertega pargis jalutamas, tema koer on heledakarvaline, kõik puugid, kes peal jalutavad, olgu nad kui väikesed tahes, need mustad täpikesed on kohe näha, me korjame need ära. Minu koer on mustakarvaline, lühikese karvaga ja vaat tema pealt ei näe mitte ühtegi puuki ja enne magama minekut ma panen ta ereda valguse alla pikali ja vaatan kõik kohad läbi, no ja ei leia. Ja mis siis täna hommikul oli? Ikka oli tal üks puuk kõrvakarvade vahel, täpselt karvade värvi ka ja ta oli juba nagu natukene suuremaks läinud. Nii et nüüd ma teda nägin. Ehk siis, mis kahju ta siis jõuab selle ühe öö jooksul teha või see on ka piisavalt ruttu, kui ta on alles nagu natuke kasvanud ja siis ära tõmmata? Et tegelikult ega kahju ei tee kõik puugid. Kahju teevad need puugid, kes on nakatunud puugid. Et siis on 2 varianti, et on puukentsefaliidi viirus ja on puukborrelioosi spiroheet. Nii et kui puuk on nakatunud, siis ta loomulikult on võimeline selle nakkuse üle kandma, aga kui ta ei ole nakatunud, siis ta on lihtsalt üks pahategija. Et tegelikult kahjuks seda niimoodi otse selle vaatluse järgi, kas ta nüüd on haige puuk või ei ole, seda kindlaks teha ei saa. Ja, et sellel on oma jälgimine ja oma protseduurid hiljem. Ma mõtlen, et nii inimestel loomulikult rohkem, aga järjest rohkem räägitakse ju ka haigestumisi loomadel. Nii et selles mõttes ei tasu paanikasse minna, et iga puuk ei ole nakkuslik puuk. Kui teadlikud üldse on Eesti inimesed selle puugi teemal, et mulle tundub, et kui varem oli niimoodi, et sellele ei pööratud üldse mingit tähelepanu, näiteks kui mina olin laps, siis kui sa käisid metsas murakal või mis iganes, tulid tagasi, korjasid puugid ära, elu läks edasi, keegi ei käskinud neid puugikohti jälgida ega midagi.
kindlasti oli neid haigusi, aga nendest nii palju ei räägitud kui praegu. Ja siis mulle kohati tundub, et praegu on selline vastupidine olukord, et need, kes on teemaga kursis, on mõnes mõttes ka nagu natuke ära hirmutatud just see sama hirm, et iga puuk on haige puuk. Et tegelikult on nii, et nii nagu nakkushaigused ongi lainetena, et ega puugihaigus ei ole ka kogu aeg. Puukentsefaliit näiteks olnud nii levinud, kui seda näiteks 2000ndate aastate seal alguses kõige rohkem, siis ta vaikselt hakkas kerima ja praegu kahjuks on jäänud sellisele mõõdukalt stabiilsetele haigusjuhtumitele, et ei ole neid väga palju juurde tulnud, aga kahjuks ei ole ka vaiksemaks läinud. Aga võib-olla sellel ajal jah, et kui ütleme juba aastaid tagasi, siis ei olnud ka seda haigust sõna otseses mõttes sellisel kujul. Kas ta on kuidagi nagu sisse rännanud see haigus meile? Need haigused ikkagi liiguvad ja puukide nakkused samamoodi. Kas neid puuke on nagu mitut moodi? Mulle tundub, kui ma koera pealt korjan, siis mõnikord nad näevad natuke ühtmoodi välja ja teinekord natuke teistmoodi. Et tegelikult on nagu laias laastus võib neid jagada erinevaks, et kui me vaatame üldse puukide leviku ala, siis me näeme, et puukid alustavad oma teekonda Euroopast ja lõpetavad taga kuskil seal Jaapani juures väljas, nii et sellise vööna üle Euroopa ja Euraasia mandri lähevad nad. Aga Euroopas põhiliselt on siis selline grupp nagu Kesk-Euroopa puugid, et need ei ole nii, kuidas ma ütlen, kurjad puugid. Aga see, mis jääb meist idanaabrite poole, et tegemist oli siis nagu taigapuukidega suures alajaotuses, et nendel on palju sellised tugevamad haigustekitajad ja need inimesed, kes seda puukentsefaliiti põevad sealpool piiri, põevad seda palju raskemini, et see on täiesti meditsiiniliselt välja selgitatud. Aga need puugid, mis meil Eestis on, neid on jah kahte moodi, on võsapuuk ja laanepuuk, et need on, vahet ei ole, kumb teid hammustab, et nakkust nad võivad mõlemad ühtemoodi vedada. Ja see, et kas mind hammustas väga pisike puuk, tibadilluke või siis mingi pirakas, sellest vahet ei ole. Et nad mõlemad võivad olla ühtemoodi nakkusohtlikud, see tõesti sõltub siis sellest, mis faasis te teda näete, et nagu te teate, et puuk on selline tubli sööja, et ta võib ennast mitusada korda suuremaks süüa, et alguses on seal millimeetrid ja et siis nad lähevad nagu väga suureks, et siis on muidugi neid palju kergem avastada. Millal see puukide kõige aktiivsem aeg on, et praegu, kui me seda saadet teeme, on aprilli teine pool, et ütleme, kas nüüd on see juba täiega käima läinud ja kaua see kestab? See sõltub kõik ilmastikust, et see sõltub, mis temperatuurid väljas on, et nii nagu siin mõned nädalad tagasi oli oodata, et suvi kohe tuleb, et läksid ilmad nii soojaks, olid puugid ka kohe väljas. Aga tegelikult praegu ka ikka puuke juba liigub, aga ma arvan, et nii nagu ilmad muutuvad soojemaks ja väikselisemaks, nii on puukide oht ka järjest suurem. Nii et eks nad nii algavad, kevade algusega algavad ja sügise lõpuga lõppevad. Mul on niisugune küsimus, kui haige puuk hammustab minu looma ja mina võtan selle puugi ära, ma ei võta käega, aga võib-olla võtan või katsun selle konksuga võtta, aga läheb käsi vastu. Kas ma võin ka selle haiguse niimoodi saada? See on nii teoreetiline, et ikka ei. Pigem ei. Seda on küll hea teada, sest alati ei ole seda konksu kaasas. Et tegelikult on niimoodi, et kui me räägime, et kuidas puuk oma nakkust edastab, et kui me räägime puukentsefaliidist, et siis puugil on sellised toredad suised seal ees nagu väiksed saed ja nendega ta surub, ta tuimestab ilusti nahapinna ära, ta on väga hea anestesioloog, et sa ei tunneks ja siis surub need suised sinna sisse. Ja läbi siis selle väikeste torude sellised laseb siis oma selle sülje koos selle viirusega sinna naha sisse. Nii et tegelikult, kui sa ta pärast eemaldad, ei ole võimalik teoreetiliselt seda nakkust niimoodi saada. Loomulikult on ebameeldiv lihtsalt seda puuki seal käega võtta, aga võib ju võtta mingi paberiga või vatiga või millegagi koos. Ja teine haigus siis puukborrelioos on siis spirohet, mis siis ka on puugi seedeelundkonnas, nii et tegelikult niimoodi puuki nahalt võttes ei ole väga võimalik nakatuda, et miks siis neid tange vaja on või neid, et miks see on ka sellepärast, et siis me saaksime puugi nagu mugavamalt välja võtta, et see on ka üks müüt, kui räägitakse, et puugi pea jäi sisse, et ma eemaldasin puuki ja umbes pool puuki jäi sisse, et kindlasti ei jäänud, sest mis sinna sisse jääb siis? Ja need samad suised, mille ta sinna sisse torkab, et puuk on nii nagu telekapult selline üks kõva kompleksne, üks suur tükk, et need suised jäävad sisse ja siis jääb nagu tunne, et sinna jääb nagu väike must täpik
täpike ja tihti selle täpikese ümber tekib siis selline väike põletik ja organism on ise nii tark, et ta tõukab nagu need suised sealt seest välja, et see väike nagu siukene nagu vistriku moodi või siuke punnikese moodi asi võib sinna naha peale jääda, aga seda ei pea mingil moel kirurgiliselt lõikuma või on imeasju tehtud, opereeritud ja neid sealt välja ei pea, need enam pole midagi, et kui te selle puugi sealt pealt ära võtate, siis ei ole ka mingit võimalust, et mingi osa sellest kahjulikust osast sellest puugist sinna sisse jääb. Nii et mida varem puuk ära võtta, seda vähem ta jõuab seda viiruse vedelikku oma suiste kaudu sinu kehasse lasta. Või siis seda spirafeeti sinna naha vahele panna, nii et jah, et see on nii, et eks ta nii nagu külge hakkab, nii ta hakkab ju kohe toimetama, kui ta nakkuslik on. Nii et, mina olen kuulnud, et puugihaiguse võib saada ainuüksi sellest ka, kui puuk lihtsalt jalutab üle su naha ja sul ei olegi nagu mingit jälge sellest hammustusest. Nojah, et tegelikult see on selline koht siin, et ikka tegelikult peaks ikkagi sinuga kontakti võtma, ta peab ju kuidagi selle haigustekitaja sinu sisse panema. Et võib juhtuda ka nii, et see hammustus on kas kerge või te pühite selle puugi ise sealt naha pealt maha, nii et ei pane tähelegi, kui ta veel hästi tillukene on. Ja see hammustuse koht ei pruugi alati nii sügelema hakata ja märgatav olla, nii et tegelikult ikka peab olema hammustus. Nii loomulikult entsefaliidi korral kui ka puukborrelioosi korral. Mõnikord, kui puuk on hammustanud, siis tekib naha peale selline punane laik ja kumba haiguse puhul see laik siis tekib, kas borrelioosi või entsefaliidi või mõlema puhul? Et alustame sellest, et kui puuk hammustab, nii nagu me rääkisime, siis ta paneb sinna natukene oma tuimestavat ainet ja sinna võib tekkida väike põletik, aga see võib olla selline, ütleme, sentimeeter, 2, et see ei ole mingi patoloogia, see võib lihtsalt selle hammustuse kohaga seotud reaktsioon olla. Aga see koht võib valus ka olla? Ei, ta sügeleb pigem, ta valus ei ole, pigem sügeleb. Aga siis, kui see väike täpikene, mida te seal märkasite, läheb mööda, ütleme, 10 päeva, 2 nädalat ja te järsku näete, et see ringikene hakkab nagu laiemaks minema, et nagu suureneb ja suureneb, siis on tegemist ikkagi nakkushaigusega, mis on puukborrelioos. Ja selline marker, et kui suur ta siis peab olema, et jah, et kui ta on ikka suurem kui 10 sentimeetrit, kui ta peopese alla ära ei mahu enam see väike laigukene, siis ta on nii spetsiifiline, et tegelikult kui ikkagi inimene, kes teab, mismoodi puukborrelioosi haigus välja näeb, siis tunneb ta ära. Aga ta võib teinekord olla ka märksa agressiivsema välimusega, näiteks kui hammustus satub nagu täpselt kuskile veresoone peale, siis ta võib ka sellise lillaka varjundiga olla ja võib olla hoopis nii, et keskel on lilla ja äärroosad, mis ei ole üldse nagu väga puukborrelioosile iseloomult, nii et ta võib ka anda selliseid kummalisi varjundeid, aga ta tasapisi kasvab. Nii et me oleme näinud ka selliseid puukborrelioosi lööbeid, mis praktiliselt on juba pool keha tüve. Aga kas võib nii ka olla, et on punane laiguke keskel ja mingisugune ring veel ümber? Ja, võib küll olla. Ja. Ikka päris palju. Räägime nüüd borrelioosist pikemalt. Ja ma tahtsin seda öelda, aga entsefaliidile see iseloomulik ei ole. See ongi borrelioos, aga kunagi ei saa välistada seda, et on ainult kas siis puukentsefaliit või puukborrelioos, et on ka selliseid juhtumeid, kus on 2 haigust korraga inimesel, et neid ei ole väga sageli, need on sellised rasked haigusjuhtumid, aga on juhtunud ka nii, et on üks ja teine, sest ravid on ju erinevad. Kui nüüd on olnud see puugi hammustus ja kui on olnud see punane laik, inimene pole seda kohe ära tundnud ega aru saanud, kui kaua see sümptomiteta see borrelioos võib siis kesta, enne kui sa nagu aru hakkad saama? Et see on hästi erinev, oleneb inimesest ja oleneb vanusest, et teinekord ongi nii, et inimesel ongi juba ealised liigesvalud ja natuke lihasvalud ja ta ei pööragi sellele väga palju tähelepanu. Pigem märkavad seda kiiremini nooremad inimesed, kellel kunagi ei ole olnud selliseid sümptome ja siis hakkavad tundma. Kõige ideaalsem variant on muidugi see, et kui see puugihammustus on olnud, inimene on selle ära fikseerinud ja jälgib ennast ja näeb seda laiku, siis jumala eest mingil juhul ei ole vaja hakata ootama, et nüüd analüüsid lähevad positiivseks, et need analüüsid ei ole väga tundlikud ja need analüüsid võivad positiivseks minna alles, ma ei tea, siis kui juba päriselt on ka ravi lõppenud. Et need analüüsid ei olegi nagu selle ravi määramiseks olulised, et oluline on see sama
laik ära tunda, see, et see kasvav laik, nimetatakse seda erythema migrans, siis et ta suureneb ja kui see laik on tõesti ära tuntav, siis tuleks kohe alustada raviga, nii et kui näiteks kuu aja jooksul ikkagi alustada kiiresti puukborrelioosi raviga, ilma seal ootamata, et äkki kaob ära, et ta ei kao kuskile, et siis on ka kindlasti need mõjud, mis selle ravi järgselt kohe ära ei kao, et kõik ootavad, et saab puukborrelioosi ravi tehtud, siis kõik kaebused kaovad kohe ära, et nii see ju tegelikult üldse ei ole. Et see antibakteriaalne ravi aitab siis selle spiroheedi meil organismist välja puhastada, aga ta jõuab juba pahandust teha ja seal ühte-teist kipitseda seal närvikiudu ja lihaskiudu ja ongi selline väljend nagu puukborrelioosi sündroom, mis siis on peaaegu mõnedel juhtudel pool aastat peale haigust ja peale ravi, et ei kao ära kohe need liigesvalud ja lihasvalud päeva pealt ja siis öeldaksegi, et oi, mul ravi ei aidanud, ma pean uuesti tegema uue ravikuuri. Tegelikult see nii ei ole, et ma tahan väga, et see sõnum jääks kehtima, et kui te märkate sellist laiku, mis teil naha peal kasvab ja peopese alla see ära ei mahu, siis kiiresti tuleb alustada antibakteriaalse raviga, et seda vähem on teil pärast neid jääknähtusid. Milline see ravi on või mismoodi see? Ravi ei ole väga lühikene, et ravi on siis sõltuvalt sellest, kuidas arst vajalikuks peab, kas 10 päeva kuni 14 päeva. Ja võetakse siis, on valikpreparaadid, mida esimesena välja vaadatakse ja pakutakse, kui mingil puhul ei sobi inimestele kõik ravimid, siis on ka olemas alternatiivid, millega ravida. Et aga kõige selles mõttes parem on praegu doksotsükliinravi, mida siis võetakse 10–14 päeva, 1 tablett 2 korda päevas. Ja mis siis juhtub, kui ravi hilineb, et kas inimesed räägivad väga palju erinevaid asju, mis võib kõik juhtuda, aga mis need põhilised asjad on? Nad ju ajad segamini teiste haigustega. Ja need võivadki minna ja teinekord ei olegi päris selge, et kumb see haigus siis on, et mis seal seda põhimöllu teeb. Et tegelikult on nii, et nagu ikka, et kui mida pikemalt on haigus ravimata, seda rohkem võib pärast just see borrelioosi järgne sündroom ka püsida, jah. Et eks ta tekitab, ütleme nii, et ta tekitab ikkagi enamusjuhtudel palju liigeskaebuseid, lihaskaebuseid, sellist kroonilist väsimust, et neid on erinevaid. Sa oled lihtsalt natukene vanaks jäänud ja siis tulevad ka umbes sellised. Ja, et siis võivad ka tulla ja selle analüüsi juures on ka see, et mõned ütlevad, et lähen teen borrelioosi analüüsi ja siis ongi kohe kõik selge. Ei ole selge, et borrelioosi analüüsid on väga segased, et ma ütlen, et kõige tähtsam on see, et oleks nagu ikkagi haigusel on anamnees ja siis jälgimine, et patsient ikkagi nagu jõuaks õigel ajal ennast ravile saada. No, kuidas nende borrelioosi analüüsidega on, et kas nad nagu, ütleme, sa arvad, et sa vist oled saanud selle puukborrelioosi ja teed selle analüüsi, kas ta võib näidata ka mingit varasemat borrelioosi? Et seal võib olla just niimoodi, et kui sa saad selle puugihammustuse näiteks täna, siis 2 nädala jooksul ei ole üldse mõtet seda analüüsi tegema minna, sellepärast, et sinu organismis ei ole jõudnud tekkida vastused sellele hammustusele. Et minimaalselt selline 2 nädalat, 3 nädalat, siis võib juhtuda, et hakkavad need tekkima mingid antikehad sinna, aga verre. Aga kui on veel kord, et kui on näha see klassikaline lööve, mis vastab 100%, seal ei ole, see on väga tõesti äratuntavad lööbed, siis ei ole mõtet oodata neid analüüse. Tihti perearstid selle vea teevadki, et ütlevad, oi, et teeme analüüsi, aga analüüsi ei näidanud, et siis ootame natukene veel. Aga siis perearst ikka ei tunne seda ringi ära? No ikka tunneb, ma usun. Ikka tunneb, ja no kui patsient räägib, et tal on olnud hammustus ja see niimoodi see suureneb ja mingi moment ta võib-olla jääb ka pidama. Et keerulisemad on muidu need juhud, kui on ei ole nagu tüüpilised need kohad, et ütleme nii, et hammustab näiteks meid siia kuskile rinnapiirkonda, aga lööve tekib hoopis kehatüvele.
selline asi on ka võimalik? Ja selline asi on ka võimalik. Et seda nimetataksegi, et see ongi migreeruv erüteem, et ta võib olla, ta võib, seal, et kuidas ta teeb, et miks see lööve tekib, et see spiroheet liigub lihtsalt seal ja siis ta seal nahaalus, aga ta võib olla ka nii, et ta kandub teise piirkonda ilma, et ta väga nahapinda kahjustaks ja tekib, et selliseid juhtumeid on ka olnud, et inimene ütleb, et aga ma tean, et mind hammustas jalasääre peale, aga nüüd mul lööve on hoopis siin a la kuskil, ma ei tea, puusa peal või hoopis teise jala peal, et nii võib ka olla. Aga kui sõrme otsa hammustab, sa ka ei saa võib-olla päris täpselt aru, et kuidas ta siit nüüd hakkab minema? Ei tea, sõrme otsa väga ei hammusta võib-olla. Nahk on liiga tugev. Ja otsib sellise õrnema koha. Ja, et seda ma väga ei ole näinud, et sõrme otsa oleks hammustanud. Aga kust väga raske leida on näiteks lastel, et lastel on just see kõrgus, kus puuk nagu kukutab ennast, on siin see näopiirkond ja kus on juustega kaetud piirkond ja tihti ei olegi see näha, osa on nagu juuste all ja siis nagu tihti on näha, et siin nagu väikesene serv on ja on olnud arvamus ka, et kas on mingi ekseem või mingisugune nahahaigus tekkinud, et mis ta seal niimoodi mööda nägu hakkab laiemaks minema, aga siis kui vaadata juuste sisse ka, siis on ilusti näha, kuidas on selline ringios moodustis, mis läheb ka läbi juuste ja peanaha pealt, nii et lastel on väga sage just see ja siis teinekord on kõrva juures, kus siis kõrv läheb lillaks ja teistmoodi kujuga ja niimoodi, et seda tuleb otsida, tuleb vaadata ja teinekord, kui sa vaatad lihtsalt nagu ei märkagi, aga kui sa vaatad nagu üldpilti kaugemalt, siis on see ring väga hästi näha ikka. Kuidas entsefaliidi tunnused borrelioosi tunnustest erinevad? Et borrelioos ongi nii, et algab nagu salamisi tegelikult, et borrelioos ei ole nii, et algab väga kõrge palavikuga ja jään nii maani haigeks, et ma ei saa ennast liigutada ja et ta ikka pigem hakkab nagu tasapisi kerima ja tekitab nagu halba enesetunnet. Puukentsefaliit on selles mõttes korrektne, et te saate selle puugihammustuse ja puugihammustuse, ütleme esimene, tal on nagu 2 etappi sellel haigusel, et esimene laine ja teine laine, et see esimene laine võib olla kuskil mõned päevad pärast puugihammustust, tunned lihtsalt, et mul pea natuke valutab ja võib-olla on ka väike palavikusakk, aga tavaliselt inimesed isegi ei mõõda seda, et ei pane nagu tähele, siis läheb veel kuskil 2-3 päeva mööda ja ütleme, et kuskil nädala pärast või 4-5 päeva pärast peale selle puugihammustust tekib väga kõrge palavik. Väga tugev peavalu. Sõltub siis sellest, kas tegemist on lihtsalt meningiidi või entsefaliidi vormiga, siis tasakaaluhäired, mäluhäired, et see on üliraske haigus, need tegelikult, kui me puukborrelioosi enamalt saame ravida rahulikult kodus ja tablettidega, siis puukentsefaliit, raske puukentsefaliit on kindlasti haiglaravi patsient ja puukentsefaliiti peetaksegi Eestis ju kõige raskemaks suvel levivaks neuroinfektsiooniks. Ja seda võib olla ka suhteliselt raske nagu ära tunda, kui inimene näiteks ise ei teagi, et on puugi käest hammustada saanud. Jaa, aga kuna see pilt on nii rapiidne, et suvel õnneks ei ole palju teisi viirusnakkuseid, et kui võib-olla tõesti oleks gripihooaeg ja veel midagi, et suvel, ütleme, et selliseid ägedaid on ka enteroviiruseid muidugi suvel, mis võivad olla, aga ikkagi ta on nagu ebatavaliselt kõrge palavikuga, tohutute peavaludega. Et selge, et sellised patsiendid ka tehakse ühelt poolt vereproovi ja kui vereproovi näitagi tehakse ju ka lumbaalpunktsioonid, vaadatakse seljaaju vedelikust, et siis kuskilt ikka ta välja tuleb. Kui levinud meil see entsefaliit on? See kõlab nii hirmsalt, et tahaks teada, et teda on päris vähe, aga kuidas on tegelikult? Jah, nii nagu me ennem rääkisime, ei ole väga vähe, et on olnud selline suur tõus, mis oli siis seal 90ndate lõpus ja 2000ndate alguses, et siis oli väga sage, mitte väga sage, vaid oli sagedased juhud, kui võis patsient haiglasse sattuda puukentsefaliidiga. Praegu pigem on see ikkagi harvem, aga kui ma vaatan stabiilselt, on ikkagi kuskil 100-150 patsienti Eestis, et seda pole palju, aga seda pole ka vähe, et kui me arvestame sellega, et tegemist on üliraske haigus. Milline see entsefaliidi kulg võib olla? Et ta nii ongi, et ei olevat nii, nagu me rääkisime, et puukborrelioosil on ravi, mis on nagu esmanäidustatud ja kui see ei sobi, siis saame teisi ravimeid kasutada, aga puukentsefaliitil ei ole ravi.
et seal on ainult sümptomite ravi, valu vaigistamine, palaviku alandamine ja vedeliku stabiilselt tasakaalus hoidmine mikroelementide ja seal muud midagi ei olegi teha, sõltub sellest lihtsalt, kui raskelt patsient haige on, siis proovitakse teda aidata. Et seetõttu siis puukentsefaliidi puhul on võimalik ennast vaktsineerida, et see on ainukene võimalus siis ennast kaitsta puukentsefaliidi vastu. Ja kui seda ei tee, millised on puukentsefaliidi haiguse tagajärjed? Et sõltub sellest loomulikult, kuidas iga töö on tellija materjalist, sõltub sellest, kuidas selle inimese enda foon on, mis tal kaasuvad haigused on ja kui tal on juba iseenesest palju haiguseid ja ta on veel eakam patsient. Kas see entsefaliit siis ütleme võimendab teisi haigusi? Ei ta on jah, kui sa oled nõrk juba ja sa ei saa, ütleme, ikka alati on nii, et kui on mitu haigust koos, siis ka see entsefaliidi haigus on raskem. Aga ka eakamatel patsientidel samamoodi, et ta ikkagi nii nagu ma ütlesin, neuroinfektsioon, et ta tekitab siis kas ühe keha poole halvatust, kas siis käe-jala lõtvust või üldse on väga raskeid vorme, kus inimene jääbki ratastooli või siis kergemad variandid, kui sa selle haiguse läbi põed, siis sa ei ole enam käeliselt nii osav, näiteks kui sinu töö või amet on seotud kätega, et sul ei ole enam niisugust täpsust, et pead oma ametit vahetama ja eks siis ikka nii ja teist, et kõige raskemad vormid muidugi lõppevad surmaga. Et see on ikkagi täiesti tõsine haigus ja vaktsineerimine on siin igal juhul ainuke asi, mida sa saad teha, et seda ennetada. Just, et vaktsiinid on erinevad ja mõnedel vaktsiinidel ei ole tõesti nii kõrget kaitset ja seda me ka inimestele räägime, aga puukentsefaliidil on tõesti väga kõrget, isegi arvatakse, et lausa 99% need tegelikult praktiliselt kõik, kui sa oled vaktsineerinud ennast nii nagu ette nähtud on, siis ei ole võimalik haigestuda puukentsefaliiti. Inimesed ju kardavad ka neid vaktsiine, et äkki mul tulevad mingid kõrvalnähud, et kas puukentsefaliidi vaktsiini puhul üldse nad tulevad ja kui nad tulevadki, siis millisena? Et puukentsefaliidi vaktsiin, need vaktsiinid kvalifitseeruvad nagu kahte suurde gruppi, et on nõrgestatud elusvaktsiinid ja siis on tavalised inaktiveeritud vaktsiinid. Millised Eestis tehakse? Ja, et Eestis puugivaktsiin ongi ainult inaktiveeritud, nii et ta ei ole mingi agressiivne vaktsiin, organism ei pea seal mingit vaeva nägema, ta saab endale sisse antigeeni, millele ta ilusti vastab antikehadega. Kõige sagedasem puukentsefaliidi vaktsiini võib-olla kõrvaltoime on lihtsalt see lokaalne valulikkus, mis tekib selle süste kohal. Ja, et see lihtsalt nii on, millegipärast see käsi, kui see süst on tehtud, võib paar päeva valutada. Aga mitte kõigil ja ei tekita, et mõned ütlevad, oi, ma sain selle süsti, et siis mul nagu tekkiski käe nagu selline nõrkus või see on nii, kuidas keegi mõtleb. Tegelikult teoreetiliselt see võimalik ei ole. Et siin on jäänud ka kõlama, kuna puukentsefaliidi vaktsiini tehakse küllalt palju Eestis, et on siis ka vastastel kohe selline trump olemas, et näete, et nüüd ma tegin puukentsefaliidi vaktsiini ja mu lapsel vallandus see haigus või teine haigus ja kolmas. Ja tõesti see puukentsefaliidi vaktsiin võis olla vallandajaks, aga selle haiguse oleks vallandanud ka ükskõik mis, võib-olla mõni teine haigus, mis oleks tulnud parasjagu või mõni muu ravim, et me ei saa nii öelda, et üks vaktsiin vallandab mingit kindlat haigust, et see on teaduspõhiselt välja lülitatud selline arvamus, et selge, et kõik asjad, mis meie organismi tulevad, võivad meie organismile mitte meeldida ja võib tulla vastus, mis ei ole nagu oodatud ja samas ma kindlasti puukentsefaliidi vaktsiini absoluutselt mitte ühegi variandiga ei alahindaks, et nii nagu me eelnevalt rääkisime, kui me teame, mis tulemused võivad olla haiguse lõpus, et me ei pruugi lõpuni ära paraneda, et 50%, ütleme niimoodi laias 30–50% inimestest ei paranegi lõpuni ära, jäävadki elu lõpuni mingid väiksed tüsistused, et seetõttu ma ja need väiksed tüsistused võivad olla ikkagi sellised, mis su elu nagu põhjalikult segavad. Et su elu ei ole enam endine, et võiks niimoodi öelda. Ja lapsed on ka puukentsefaliidi suhtes loomulikult
ohustatud, et Eestis võib lapsi hakata vaktsineerima 1. eluaastast, et minu enda lapselaps on nüüd aasta 8-kuune ja kuna ta on ka väga koeralembeses peres ja palju käivad metsas, ma kindlasti ka alustan temal vaktsineerimist puugi vastu. Kuidas see vaktsineerimine üldse käib, et kas see on selline mitmes järgus asi ja kas see vaktsiini mõju hakkab tööle kohe? Ongi nii, et ongi väga kindel skeem, et üks puugisüst ei anna väga kõrget kaitset, et ta annab juba, valmistab ette organismi kaitseks, aga kuu aja pärast siis peale esimest süsti tehakse teine süst ja see teine süst praktiliselt puugisüsti tegemise järgselt inimene juba kiiresti saabki kaitse endale, nii et 2 süsti on selleks oluline, et üldse organismis tekiks kaitse ja see on nüüd rajatud sellisele skeemile, et kahjuks see vaktsiin ei ole nii, et ta teed paar süsti ära ja on kogu elu lõpuni kaitstud. Et seal tuleb seda järjepidevalt teha ja seal on selline skeem, et kui sa 2 tükki oled ära teinud, siis on see rahuliku südamega, saad siis aastale vastu minna ja aasta pärast tehakse 3. süst. Siis on juba väga hea kaitse, ma arvan, sama nagu 2 süstiga ja siis on selline, see on kõik teaduspõhiselt välja arvutatud, tehakse 3 aasta pärast 4. süst. Et siis ongi sul nagu platvorm, mis sul on nagu toetub ilusti 4 süstile ja sealt edasi hakatakse vanuse järgi neid süste nagu lisama, et kui pikk mälu kellelgi on. Et nüüd ongi üks tore uudis, et muidu oli vaja teha neid süste iga 5 aasta tagant, aga praegu kuni 50 aasta, ühesõnaga siis 1. eluaastast kuni 50. eluaastani, kui sul on need 4 süsti tehtud, siis tehakse iga 10 aasta tagant 1 süst. Muidu oli 5 aasta taga. Kes jõuab seda järge pidada, mõtled, sa pead mäletama 10 aasta tagant, et millal sul 10 aasta eest see süst oli, neid paberist passe ei ole enam kellelgi alles, et kas see läheb digilukku, kui ütleme, et ma lähen teen apteegis selle, kas see apteeger kannab mul selle süsti sisse niimoodi, et ma saaksin ise või et kui arst tahab vaadata, et millal see on tehtud, et see jätab jälje. Ja siin ongi see hea küsimus, et meditsiinikeskustes on kindlasti need ilusti olemas, nii et alates meie keskuses 2007. aastast on kõik olemas, mitu süsti sa saanud oled ja siis eks ajad muutuvad need ajad, need intervallid võivad ju ka pikeneda nagu siin puugi puhul, et see peaks olema ikkagi kuskil fikseeritud. Aga kus? Kui ma lähen apteeki tegema, kas seal fikseeritakse kuskile see süst ära niimoodi või ma pean hakkama ise panema, ostma endale neid märkmikke järjest kirja? Ma ei hakka siin praegu väga kindlalt sõna võtma, sellepärast, et ma ei tea, ütlen ausalt, tegelikult on nõue, et kõik, kes teevad, kõik, kes vaktsineerivad, peavad selle sisestama ka immuniseerimispassi, digitaalsesse immuniseerimispassi. Nii et see selline nõue on, kas seda tehakse, selle koha pealt ma jään võlgu. Kui te teete kindlasti meditsiiniasutustes, siis need on kindlasti sisse kantud. Ja juhtubki näiteks nii, et te ei tea, ütleme nii, et te teate, et te olete mõned süstid teinud ja siis on see vaktsineerimine jäänud teadmata ajaks pooleli, et mis siis nüüd edasi teha. Et kas siis nüüd peaks otsast peale hakkama? Ja, et tegelikult ei pea. Et siin on selline, ütleme, et mälu on imeline inimesel ja seal mäluriiulitel kõik talletub, et see tuleb lihtsalt siis tolmust puhtaks pühkida. Et kui te teate, enam-vähem inimesed teavad, ütlevad, ma ikkagi 2-3 süsti tegin või mida iganes, et siis teetegi ära 1 süsti, kui te teate, et te olete vähemalt teinud rohkem kui 2 süsti. Jah. Et teete 1 süsti ja siis sõltub vastavalt teie vanusele. Et kui te olete eakam, seal 60+, siis tuleb jätkatagi nii, nagu varemalt oli iga 3 aasta tagant. Kui te olete noorem kui 50, teete 10 aasta tagant, siis 50-60 iga 5 aasta tagant. Et tegelikult see on selline nagu hea küsimus, aga ma olen selles mõttes meeldivalt üllatunud, et kui inimestel mingis osas üldse mingi teadmine on vaktsineerimisel, siis see on puugivaktsiinide osas. Päris täpselt on olemas need puugi, kas siis on paberid või on need puugi vaktsiiniga passid alles, et inimestel on tegelikult need olemas.
no hea teada. Ja, et on väga tublid. Et kõik ei ole minusugused, kes ei mäleta, kus nad mida tegid. Ja, et Eesti inimesed on selles mõttes väga tublid, et ja alati on võimalik konsulteerida, et öeldagi, et võt, mul on sellel aastal tehtud, ma ei mäleta, mitmes süst see oli. Alati saab arutada, tulla ja arutada, et vaktsiiniõed on ka alati lahkelt nõus nõu andma, et kuidas jätkata. Aga otsast peale, et nullist alustama kindlasti ei pea. No kui ma ei ole veel vaktsiini teinud ja juba puugihooaeg käib, kas mul nüüd tasub teha ja siis loota, et kuu aega midagi ei juhtu või peaks ma siis kuidagi järgmine aasta tegema või mis see hea soovitus võiks olla? Et kui sul on nagu mõte peas, et ma peaks ennast puugi vastu vaktsineerima, siis tuleb minna ja ära teha. Et jääda ootama, et äkki mind sel aastal puuk ei hammusta, siis selle peale lootma jääda ei saa. Et mis siis juhtub, et teete ära ühe vaktsiinisüsti ja järsku puuk ikkagi hammustab ja mul ei ole veel seda teist süsti tehtud. Et siis ei olegi midagi teha, siis on kõik saatuse kätes. Aga teie jätkate rahulikult oma vaktsineerimist, et kui te kuu aja pärast, kui see õige teise süsti tegemise aeg on, teie enesetunne on hea, palavikku pole tekkinud, siis lähete rahulikult ja teete selle teise süsti ka ära ja ongi lukus ja oletegi kaitstud. Kui peaks juhtuma, et neid on üliharva ka on olnud, et on jõudnud ainult inimene ühe süsti teha, saab hammustada ja haigestubki. No, siis ei juhtu muud midagi, kui see esimene süst, mis ta tegi, see läheb lihtsalt kaduma. Sellest pole mingit abi. Et puukentsefaliit on kole haigus, aga tal on vähemalt üks positiivne asi on see, et kui sa selle haiguse läbi põed, siis sul on eluaegne kaitse puukentsefaliidi vastu, mitte puukborrelioosi vastu, ainult puukentsefaliidi vastu. Borrelioosi võib põdeda korduvalt ja ka iga suvi? Ütleme nii, et jah, päris nüüd, kas nüüd iga suvi, aga jah, et võib-olla nende ühtede antikehadega pole veel saanud ühele poole organism, aga põhimõtteliselt puukborrelioosi vastu ei ole jah, veel mõeldud välja nii head vaktsiini. Väidetavalt on see tegemisel, nii et see oleks küll väga suur asi, ma arvan, et kui see vaktsiin ka kunagi tuleks. Aga jah, et puuki võib põdeda korduvalt, aga puukentsefaliiti ainult üks kord. Kui puukentsefaliidi tagajärjel võib inimene põhimõtteliselt jääda ka invaliidiks, siis millised on need borrelioosi kõige tõsisemad tagajärjed, mis võivad inimest tabada? Ütleme, et kõige sagedasemad on ilmselt sellised kroonilised liigesvalud, lihasvalud ja raskematel juhtudel siis võib olla ka, kui on ütleme kombinatsiooni haigused koos entsefaliidi ja borrelioosiga, et siis võivad tekkida ka erinevad halvatused, aga üldiselt ikkagi on puukborrelioos on selline nagu algab aeglaselt ja lõpeb aeglaselt, selline nagu kurnav ja nagu piinav ja kurnav haigus. Selline üldine väsimus siis käib sellega kaasas? No jah, ja kui sa oled väga aktiivne inimene, näiteks sa oled harjunud käima sportimas või aktiivselt kuskil aias töötamas ja siis ta ikkagi pärsib seda tegevust. Sa ei jõua teha, sul kõik kohad valutavad, et selline polkovniku lese sündroom on see, kui on see postborrelioosi sündroom, et kord valutab ühest kohast, siis natuke teisest kohast ja tegelikult seda tasub täitsa uskuda. Et ma ise olen ka põdenud puukborrelioosi õnneks suht kergelt, aga ma tean täpselt, millest jutt käib, et tõesti need kuskil poole aasta jooksul, isegi 3/4 aasta jooksul tekivad sellised ebaselged valud, et sa äkki järsku ei saagi aru, mis muga juhtus. Mõtledki, et ups, et äkki olengi vanaks saanud. Ja tegelikult on lihtsalt üks väike puuk oma kahjud ära teinud. No seda, kuidas võiks puugihammustust ennetada, on räägitud ühte ja teistpidi ja mina tean selliseid asju, et ma ei tea, pane pika säärega dressid ja sokid pane dressipükste peale, et sääred oleksid seal peidus ja kui sa metsast tuled või loodusest, et siis vaata oma keha üleni üle. Kas on veel mingeid soovitusi või see ongi see põhiasi? Et jah, väga raske on siin sellist ideaalset nõu anda, et loomulikult, et kui sa metsa lähed, et mida vähem on katmata pinda, kuhu ta saab ennast kinnitada, siis seda parem loomulikult. Ja. Aga meil on ju selline trend nüüd ka, et muru enam ei maksa eriti nagu niita, et aga siis ju on sul kodumuru sees ka puugid. Muidugi, et puuk armastabki sellist võsa ja sellist natuke väikest segadust. Et ega ta kuskilt väga kõrgelt puu otsast sulle pähe ennast ei potsata, et ta ikkagi armastab sellistel, ütleme just võib-olla
nendel murupindadel, mis on võib-olla minetanud oma ilu ja on olnud ju ka selliseid juhuseid, et inimene siin Tallinna linnas läheb lihtsalt kõnnib üle muruplatsi, kus on põlvini rohi ja ongi puugi saanud. Nii et selleks ei peagi kuskile metsa seenele minema, et võib siit Tallinna linnast endale selle puugi hankida. Aga kas võib niipidi ka seda asja vaadata, et tõesti, et iga puugi pärast ei maksa paanikat teha? Loomulikult, et siin on mitu nüanssi, et kõigepealt vaktsineerige puukentsefaliidi vastu ennast, on kohe pinge maas ühe haiguse osas. Siis puukborrelioosi osas loomulikult tuleb jälgida, et see ongi selline jälgimisega, et siin ei ole kiirustada kuskile, lihtsalt jälgida ja kui on näha, et mingid sellised sümptomid tekivad, siis kiiresti kohe toimetama hakata. Et veel kord, et ei maksa oodata analüüse, et analüüsid siin ei ole puukborrelioosi puhul üldse nagu olulised. Ja neid ei pea ka pärast kordama, et võib-olla siin ei jäänud kõlama, aga need analüüsi, kui nad lõpuks tekivad, need positiivsed väärtused, need võivad jääda sinna täitsa mitmeteks aastateks ja siis ongi see, et mul on jälle analüüs positiivne, mul on jälle analüüs positiivne, et tegelikult on see varasem haigus ja et tegelikult on nii, et meil õnneks Eestis ei ole selliseid borrelioosi vorme, mis ei allu ravile, et tegelikult need kõik alluvad ravile, aga nii nagu me rääkisime, see järelperiood on nii pikk ja inimesed on kärsitud. Kõik nagu kopsupõletik, kui ma ravin terveks ja olengi nädal veel ja olengi terve inimene, aga puukborrelioosi järgselt see ei pruugi nii minna, et seal me ka kõigile alati ütleme, et peab olemagi kannatust, et mis siis teha, ongi vaikselt võimelda, võimalusel liikuda, selline aeroobne tegevus on väga teretulnud, et mitte jääda istuma kuskil põlved kõhu all, et ma ei saagi ennast liigutada, et on erinevaid toidulisandeid, magneesiumid, B-vitamiine, et kõike, millega saad ennast üles putitada ja loomulikult ka võimlemine ja kõik, mis tuleb kasuks, nagu ikka tervisliku eluviisi puhul. Aitäh! Hea teada, et puugihaigusi siiski on mingil määral võimalik ennetada ja kui need tõepoolest ka tabavad, siis on võimalik neid ka ravida või vähemalt neid sümptomeid leevendada. Hea vaataja, kuulaja, meie saade on selleks korraks läbi. Külas oli meil Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku infektsionist doktor Kersti Kink ja järgmiste saadeteni. Kõike head, kohtumiseni! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast.